Täiesti uus toode Libra Luresi kaubamärgilt hooajaks 2025. Tere, minu nimi on Hubert ja täna tahan teile tutvustada Largo Keekleli. Ja see on hetk, mil võite endalt küsida, milleks meile üldse sellist lant vaja võiks minna. Vastus on lihtne. Sageli, kui tahame püüda säinaid, forelle või kalastame troutarea tüüpi veekogudel, on meil vaja viskekaugust. Et jõuda kauguseni, kus need kalad toituvad. Näiteks, kui oleme Odra jõe ääres ja teame, et säinad on meist kaugel või kui teame, et kui me neile lihtsalt läheneme, siis nad ehmatavad kergesti minema, siis pole meil kohe mingit võimalust kala püüda. Sellise landiga saame probleemideta visata üle 30 meetri kaugusel. Kui valime veel sobiva raskuse, on meil lant, millega saame püüda ka kõige kaugemates kohtades. Näide forellialal. Sageli, kui võistlustel on palju kalamehi meie kaldal, liiguvad kalad kaugematesse kohtadesse selles püügikohas, kus me võistleme. Kui me aga teame, et nad on kaugel ja meil pole võimalik neid näiteks metallantidega kätte saada. Selline suur uss, mis lendab kaugele ja esitleb end õigesti püügikohas, ongi eduvõti just selliste kalade püüdmisel. Aga esiteks on forellijõed ka laiad. Need ei ole ainult kitsad ojad, mis voolavad kuskil põldude vahel, vaid võivad olla tõesti võimsad jõed, nagu San või Dunajõe. Sageli tuleb visata tõesti kaugele, aga me ei saa alati soovitud kohta ligi minna, sest vee ääres olevad tingimused ei luba seda. Ja Largo Keeklel on selleks püügiks suurepärane valik. Muidugi on see saadaval ka 4 lõhnas, juust, anis, küüslauk ning lõhnatu versioon, lisaks veel 20 tõhusat järele proovitud värvitooni. Uskumatult venib materjal, mis on vastupidav mehaanilistele kahjustustele. Ja nüüd vaatame, kuidas sellist lantigi üldse saab rakendada. Okei, nüüd ma näitan teile, kuidas saab Largo Keekleli rakendada. Teeme seda täpselt samamoodi nagu tavalise selle mudeli 30 ja 35 mm puhul, ehk torkame läbi siit poolt ja konksu võime välja tuua kas selja või kõhu kaudu. Siin võib kasutada ka veidi pikemaid konksusid. Selles pole mingit probleemi. Samuti võime selle siin varustada ka saba poolt. Ainult üks oluline asi. Vaadake, see on tõesti korralik tükk lanti. See on tõesti suur ja mis on oluline, siin ei kasuta me pead, mis oleks väiksem kui 45 mm. Ja mul on siin just selline 5,5 mm pomm, veidi liiga lühikese konksuga. Isiklikult ma sellise konksuga sellele landile püüdma ei läheks. Vaadake. Tõsi, forellipüüki kiikidel töötaks see probleemideta. Need kalad söövad selle materjali nii järk-järgult ära ja jõuaksid konksuni. Kui ma aga püüaksin säinaid või jõeforelle, siis kasutaksin siin konksu, mis ulatuks umbes poole selle ussi pikkuseni. Aga siin pidage eelkõige meeles, et kõige väiksem pea on 45 mm wolframi. Kõige sagedamini soovitatakse 5,5 mm, et see uss korralikult põhja vajuks, sest tuletan meelde, et trout-seeria landid on valmistatud ujuvast materjalist. Ja siin on teil veel kiire võrdlus. Largo 30 ja Largo XL, mis, nagu näha, on täpselt 5 cm pikem kui tavaline versioon. See tähendab, et pikkus on 5 cm rohkem, pluss veel saba. Sellega olekski selle materjali osa läbi. Loodan, et teile meeldis. Loodan ka, et teile hakkab meeldima Largo XL, mis võimaldab teil püüda väga ebatavalisel, kuid sama tõhusal viisil, eriti pikkadele distantsidele. Kui vajate rohkem teavet meie lantide kohta, leiate kõik meie kodulehelt libralures.com.
Soovitan teil külastada ka meie Facebooki, Instagrami ja TikToki lehti. Jätke tellimus meie YouTube'i kanalile ja pange pöial püsti. Samuti olete oodatud meie Exi kontole ning kohtumiseni järgmises videos. Hoia kõvasti küll, ura!